Tervist! Mina olen Ilmar Põhjala ja ma töötan Fonteses palgauuringute konsultantanalüütikuna. See on põnev töökoht, ühelt poolt saab suhelda klientidega, inimestega ja teiselt poolt on võimalik eralduda oma laua taha ja analüüsida andmeid, mis mulle meeldib. Tegelikult mõlemad on täpselt paras tasakaalus ja nendega on tore tegeleda. Ja ma olen olnud Fontes päris pikalt. Ma liitusin Fontesega täpselt sellel hetkel, kui me kolisime siin Sepaga tänavale 2008. aasta alguses. Ja kuna ma olen olnud Fontes nii pikalt, siis on olnud nagu lihtne eristada, võib-olla minu jaoks on lihtne olnud eristada 3 perioodi. Et organisatsioon tervikuna on meil pidevas arengus, ta on liikunud kuhugi suunas. Samas kui me vaatame ühte aastat, võib-olla kitsamalt, me seda muutust ei märka. Aga kui ma vaatan nüüd tagasi nende aastate peale, mis ma olen Fontes olnud, siis on olemas 3 perioodi. Ja esimese perioodi, minu jaoks esimese perioodi lõppjärgus ma olin kohal. Ja see oligi see aastat 2008-2009 ja seda iseloomustas võib-olla selline, kuidas nüüd öelda, vana kooli organisatsioon, kus oli palju koosolekuid, kus oli palju paberimajandust. Ja mõlema puhul tekkis mul küsimärk, et kas neid kõiki on vajalik. Et meil olid iga päev koosolekud ja nende koosolekutel pidid osalema pea kõik inimesed, olemata sellest, kas koosolekul räägiti nende jaoks olulist juttu või mitte olulist juttu. Aga igatahes koosolek toimus. Ja ma arvan, et isegi see on nagu organisatsioonis kinni, vaid see oligi selle hetke ärikultuur. Et kõike taheti hoida informeerituna ja selleks tundus koosolek kõige sobivam lahendus. Aga sealt edasi tuli eelmine majanduskriis 2009 ja koosolekute olulisus meie organisatsiooni kultuuris vähenes. Võib-olla üks põhjus see, et ka inimesi oli meil tööl vähem ja polnud enam kellegagi koosolekuid teha. Aga hakkas peale teine periood ja seda perioodi mina iseloomustaksin kui sellest paberimajandusest väljumist. Et hakati otsima erinevaid lahendusi, kuidas muuta organisatsiooni töötamist efektiivsemaks, kliendisõbralikumaks, kliendimugavamaks. Tulid esimesed internetilahendused, internetiarendused, internetilahendused nii palgauuringutel kui ka värbajate poole peal. Ja koosolekute osatähtsus vähenes, et tõesti silmast silma ümber laua istumisi tehti siis, kui oli vaja ja tehti nende inimestega, kellel seda vaja oli. Ja 3. periood hakkas peale võib-olla selle aasta esimeses pooles. Ja see oli elust tingituna, kuna oli viiruskriis meil kohal Eestis, siis pidi hakkama järjest rohkem kasutama kaugtöövahendeid. Ja kui aasta tagasi oli suhteliselt mõeldamatu see, et kui klient on Tartus ja meie oleme Tallinnas ja kliendiga on pooletunnine kohtumine, et me teeks selle kas siis Skype'i teel või Zoomis või ükskõik millises kaugtöölahenduses ja ainuke lahendus oli istuda Tallinna-Tartu rongi peale ja selle rongiga Tartusse põrutada, see pooletunnine kohtumine ära teha. Siis nüüdseks on see olukord täiesti muutunud, et kõik kliendi kohtumised on võimalik tegelikult pidada interneti kaudu. Ja see on aktsepteeritud nii klientide jaoks kui ka meie jaoks, et sellele on tekkinud võib-olla isegi uusi ärivõimalusi. Et inimesed, kes võib-olla varasemalt ei tahtnud Tallinnasse tulla, on valmis osalema kursustel ja koolitustel oma laua tagant vaadates arvuti pilti. Ja kuhu me siis edasi liigume, ma isegi seda ei oska öelda, aga mingi moment me ilmselt leiame niisuguse mõistliku tasakaalu kaugtöö ja mitte kaugtöö vahel. Mis on järgmiseks, seda veel ei tea, võib-olla 5 aasta pärast olema targem. Aga kindlasti me oleme pidevas arengus ja kuhugi poole me liigume.